Hei, valmistame täna sibulakotlette. Selleks koorime ja hakkime mõned sibulad. Umbes täpselt kuigi palju sibulaid kooritud ja nüüd hakkime need veel ära ka. Ja ma otsustasin, et ma teen natukene ahju kartult ka sibulakotlettide kõrvale. Ja koorisin ära ka mõned ahjukartulid. Ja nüüd maitsestame kõigepealt need ahjukartulid ära, paneme selleks siia natukene liha üldmaitseainet. Siis natukene kartuli maitseainet. Natukene kuivatatud tilli. Ja siis veidi oliiviõli. Segan need kartulid siin õli sees ilusti segamini. Näeb juba päris okei välja. Lisan ahjukartulitele silma järgi umbes täpselt natukene keedetud vett ja asetan need kartulid nüüd ahju küpsema. Kartulid on nüüd ahjus ja nüüd hakkame sibulat maitsestama. Paneme siia kuigi palju soola. Raputame pipart. Lisame siia ka paprikapulbrit. Ja segame segamini. Nüüd lisame siia sibulatele muna. No ma panen esialgu nii 2 või 3 tükki. Esialgu panin 2 muna siia, kui vaja, siis lisan ka 3. Aga nüüd ma lihtsalt käega segan ja pigistan seda sibulat nii, et saaks selline ilus paras voolitav mass. Ma lisan siia natukene riivsaia ja mäksin edasi. Sibulataigel on mul vormitud selliseks parajaks, et kui hästi tahta on võimalik vormida, aga ma arvan, et mina tõstan lusikaga need sibulakotletid pannile. Kohe varsti hakkame neid sibulakotlete praadima. Valame õli pannile. Ja ootame, kuni see õli kuumeneb. Kui õli tundub, et on enam-vähem parajalt kuum juba, siis võtame 2 rusikat ja hakkame neid sibulakotlette pannile panema. Kes tahab, võib neid kotlette käte vahel vormida. Mina seda hetkel teha ei viitsi ja ma panen lihtsalt lusikaga suvaliselt need sibulakotletid pannile. Ja praeme need sibulakotletid mõlemalt poolt ilusaks pruunikaks. Pööramiseks võtsin appi sellise spaatli. Tundub, et esimesed kotletid saab ehk juba ümber pöörata. Ma piilun korraks ahju ja vaatan, kuidas kartulid ahjus elavad.
hakkab looma. Võtan esimesed kotletid pannilt. Ja panen kohe järgmised kotletid asemele. Õngitsesin ühe praetud veidi jahtunud kotletti ja ma ütlen teile, et see kõlbab juba praegu süüa. Aga peale tomatimahla kautamist on need muidugi paremad. Tegelikult oleks võinud nendele sibulakotlettidele lisada ka muskaatpähklit, aga mul läks lihtsalt meelest ära. Ja seekord on nii, aga on ka väga hea. Maitsestage neid kotlette nii, nagu teile endale meeldib. Meil on peaaegu valmis. Natukene veel ja saab välja võtta. Nüüd, kui sibulakotletid on praetud, siis kallame nende peale tomatimahla. Ja jätame need kotletid tasasele tulele hauduma, nii kaua, kuni nad päris valmis saavad. Mulle tundub, et ahjukartul on ka nüüd juba valmis saanud. Eriti palju ma seda ei teinud, aga valmis ta on tõesti. Ja taaskord olen helitanud end imelise õhtusöögiga. Head isu minule. Ahjukartult on teist teinud ilmselt peaaegu igaüks, kuid ka need sibulakotletid väärivad järeleproovimist.